Armsad sõbrad, ma soovin teile õnnistatud suurt nädalat. See on nädal, mil me tahame käia koos meie õnnistegija Jeesuse Kristusega, tema kannatuste ja ristiteed, selleks, et võiksime saada osa ka tema ülestõusmisest. See on nädal, mis täidab meid tänulikkuse ja austusega. Tänulikkusega selle eest, et Jumal on nõnda maailma armastanud, et on oma ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja austusega, sest me teame, mida kõike Jumal oma armastuses meie vastu on meie pärast teinud. Mida kõike Jumala ainusündinud poeg pidi meie pärast kannatama. Tema, kes on Jumal, sai inimeseks. Tema, kellele kuulub kõik, sai vaeseks meie pärast, nii nagu pühakiri ütleb. Tema, kes on igavene ja surematu, võttis omaks meie surelikkuse, selleks, et elades meie eest püha elu ja surres meie patuste eest süütuna, võiksime meie kogeda tema andeks andvat armu ja tema ristiohvri lepitavat väge. Suur nädal on tõepoolest suur, sellepärast, et Jumal on meile suuri asju teinud. Sellepärast, et tema armastus on suur, tema lunastus on suur. Armsad sõbrad, armsad vennad ja õed, just tänu sellele me tohime olla vennad ja õed Kristuses, Jumala lapsed, et tema ei ole oma ainusündinud poega säästnud, vaid on andnud ta risti surma, et meie võiksime elada, et meie võiksime saada andestuse läbi, halastuse läbi, armu läbi tema lasteks ja pärida igavese elu. See, et me tähistame selle nädala lõpul Kristuse ülestõusmist, ei vähenda kuidagi tema kannatuste valu ja surma õudust. Ta võttis omaks ka meie kannatused ja valu. Ta suri ka meie surma. Et meie, kes oleme ristimises temaga ühendatud, võiksime saada osa ka tema ülestõusmisest ja elada koos temaga uut ja täiuslikku elu. Ma soovin teile õnnistatud suurt nädalat, soovin teile osa saamist sellest Jumala imelisest armust ja elamist selles nüüd ja igavesti.